Tere! Sellised mälestusmärgid julgetele ja teotahtelistele inimestele panevad ennast tihtilugu tundma nõrga ja iseloomutu amööbina. Meie tänane proovisõiduauto peaks aitama meid sellest kompleksist ravida. See on uus Mercedes GLK. Kui esimene GLK 2009. aastal turule jõudis, võis seda nimetada küll premium-segmendi kõige maasturimaks linnamaasturiks. Sellel oli 20 cm clearance'it, pidev nelikvedu suhtes 45-55 tagumisele sillale ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd pärast uuendust on clearance'it jäänud järgi olenevalt mootorist kas 177 või 180 mm. Öeldakse küll, et seda tehakse kütuse kokkuhoiu eesmärgil, aga teisest küljest palju me siis GLK omanike maastikul ikka sõitmas oleme näinud. Mida uut me siis siit autost leiame? Välimus on vähem kandiline, kaugeneb sellega segmendi iidolist G-klassist, kuid seest on lisatud rohkem kroomelemente ja ka tulede kuju on moderniseeritud, ehk siis selle võrra on jälle meil tegu sõiduautolikuma ja ilmekama sõidukiga. Kui eelmise mudeli puhul jagunes inimkond laias laastus kaheks, ühtedele, kellele meeldis selline kandiline auto ja teistele, kellele see üldse ei meeldinud, siis siin on üritatud minna kompromissidele ja teha niisugune universaalne väliskujustus, mis nagu võiks kõikidele meeldida. Aga niisugust kahte kärbest ühe hoobiga tabada on üldjuhul ikkagi üsna keeruline ja seetõttu tehtu võib tunduda niisugune üsna kahetine. Aga seda siis küll vaid välimuse puhul. Seest on kõik juurde lisatu tulnud kindlasti kasuks. Silma hakkab uus näidikupaneel ja rooliratas, mis küll ei ole väga efektse ilmega, kuid istub üllatavalt hästi peos. Samuti valiti kõik viimistlusmaterjalid kõrge kvaliteediga. Ja nagu ikka üks premium-segmendi auto kuulub siia pardale ohtralt elektroonikat. Sõit uue GLK-ga on mugav nagu ennegi. Kuigi vedrustus sai uued häälestused, pole see sõidu sujuvusele mitte grammigi võrra mõjunud. Muidugi mängib teekatte olukord päris tähtsat rolli, kuid üldises plaanis ei ole küll midagi ette heita. Rool tundub küll ääretult kergena, kuid tagasisidet saab kurvides täiesti piisavalt, on tunda, kuhu auto sõita tahab. Ja ääretult positiivne on see, et kiiretes kurvides on kerekalded üsna väikesed. Müraisolatsiooni on piisavalt. Normaalsel sõidul tuulemüra suurt ei kosta. Ka vedrustus aukudest läbi sõites ei kolise, kuigi ütleme, et kui ikkagi väga sügavasse löökauku satud, siis käib ikka päris korralik pauk. Aga samas auto nagu väga ei oiga ka selle üle, et ta saab nagu hakkama sellega. Eestis pakutakse mootoritest 2,1 liitrist diislit, mis olenevalt seadest arendab siis 143 või 170 hobujõudu, 2 liitrist bensiinimootorit võimsustega 150 ja 170 hobujõudu ning kõige võimsam on 3-liitrise V6 diisliga 265 hobujõuline modifikatsioon. Niisiis uus Mercedes GLK, omasuguste seas vaieldamatult tegija. Kuigi ma ise selliste autode fänn ei ole, siis säärase autoga ma sõidaks küll. Aga meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal järgmise autoroolis. Seniks nägemist.